Hei vlog, it's Diana Banana ja räägime kohe asjast. Täna on siis 21. veebruar, kui ma seda osa videost filmin ja ma praegu vaatan enda telefonist, et mu viimane video läks üles 27. detsember. Nii palju siis sellest, et ma postitan iga kuu uue video. Ja asi pole selles, et ma poleks filminud. Ma konkreetselt käisin Tenerifel reisil, filmisin seda reisi, editisin selle vlogi ära. Ja teate mis, ma vihkan seda vlogi, ma pole kunagi midagi nii igavat näinud, et see ei lähe sellel kujul üles. Aga, et sealt siiski nagu midagi kasutada, siis ma teen teile lühikokkuvõtte. Hei vlog, it's Diana Banana ja tänane video on Tenerife vlog. Esiteks ma näitan teile oma vaadet. Me istume rõdu peal. Palmid, päike, detsembris. See on siis esimest kord elus, kui ma olen talvel tulnud soojama reisile. See talv ma lihtsalt tundsin, et ma vajan väga puhkust. Kui kedagi huvitab, mis hotellis ma olen, siis see on Dreams Yardin Tropical ja ma võin päris ausalt öelda, et see on mu elu parim hotell. Ma arvan, see on ka mu elu parim reis. Tenerife ise ka on kõige toredam koht, kus ma olen vist üldse käinud. Kuigi see reisil on palju juhtunud. Esiteks, kui me kohale tulime, siis üks naisterahvas lennukis jõi nii palju, et ta reaalselt oksendas mitte ainult enda vaid ka vahekäigu nii täis, et meid evakueeriti business klassi, kõik, kes olid tema ümber. Ausalt öeldes ta oleks võinud seda varem teha, sest see juhtus alles lennu lõpus. Ja ma läks tahtnud varem business klassi. Siin olles tuli torm ja ma pole kunagi kogenud tormi, mis on nime saanud. Meil oli ametlikult nimi Torm Emilia. Siin oli äikest, siin oli lund. Isegi Eestis ei ole praegu lund, kui ma seda filmin. Pärast siis nendel tormipäevadel ei lastud meid mägedesse, igal pool oli teed ära blokitud. Ja tormi pärast olid nii suured lained, et ka rannad olid mitte lihtsalt punane lipp, vaid ranna sissepääsud olid täiesti ära blokitud, et keegi nagu lähedalegi ei läheks. Lemmikosa sellest hotellist oli kindlasti bassein ja jõusaal, kus ma käisin kogu aeg. Kell on 10 hommikul, meil on plaan minna sööma ja ma näitan teile ka jõusaali, sest et minu meelest siin on kõige lahedam jõusaal, kus ma olen elus käinud, ta on välijõusaal. Siin on isegi võrkiga ala. Ma pole siin väga käinud, seepärast, et siin on katuselaadne asi peal ja siis siin ei saa otseselt päevitada ja me oleme üldse päris palju lihtsalt ringi käinud. Siin all, mis on klaasist katus, siin on siis meie hommikusöök. Siin paistab bassein ja siis siin basseinis tuleb varsti ka aquagym. Aga kui ma lähen päris jõuksi, siis ma ei tea, kas ma viitsin sinna aquagymi minna. Tegelikult arvatavasti viitsin küll. Ma olen iga päev, ma olen käinud pilateses, ma olen käinud jõuksis, ma teen niisama kardiot, ma olen käinud aquagymis ja täna ei ole teistsugune päev. I look rough. Mul on veel fake tan peal, ma pole seda veel maha kloputanud, siis ma lähen jõuksi. Lähme hommikusöögi alale. Esimene hommikusöök, siin on natuke puuvilju ja siin on munapuder ja lihtsalt valge. Et rohkem proteiini saada, üks peekon peale. Lähme jõuksi. Ja see on jõusaali vaade. Hello, you coming for the gym? Tunniplaan siin on isegi bodykombat. Reaalselt kõige ilusam vaade, mis saaks üldse jõusaalist olla. Tegin neile siin bulgaarlasi. Me lähme siia, ma panen asjad ära. Siin on rohkem jõuala. See paistab sadam. Veel igasuguseid jõumasinaid. Massaažilauad, kuigi minu massaaž tehti mujal. Minu viimane trenn siis siin. Enamuspäevadel ma käisin jõuksis, kuigi ma plaanisin teha trennist väikse pausi, aga see ei läinud väga hästi. Ja suur põhjus oli see, et me sattusime sinna tormi ajal. Me üritasime selle päeva vlogida, kui oli üks kõige hullemaid tormipäev, aga me ei teadnud, et see nii hull on. Ja mul lihtsalt polnud midagi vlogidest, me ei saa mitte kuskile minna. Väike update, mul on uus pusa. Ma ei tea, kas sa näed siit lugeda. Ostsin just siit samast poest. Meil oligi variant, kas minna tagasi koju või et ma ostan endale midagi sooja lihtsalt peale. Rendiauto 3 päevaks võetud. Okei. Me jõudsime üles mägedesse. Siin on 10 kraadi. Haige tuul. See pusa ei ole piisav 10 kraadiga. Siia oleks vaja pikki pükse ja talvejopet. Konkreetselt 10 kraadi see ei olnud liialdus. Te ei saa vist aru, aga auto reaalselt liigub nii hullult tuuraga, et ma ei julge siin olla. Mida ma tahan Tenerifest näidata on haul. Siin on minu Tenerife haul, mis ei mäleta, mis ma ostsin, see oli 2 kuud tagasi.
iga kord, kui ma käin Portugalis või Hispaanias, siis seal on üks ehetepood, Mira, mis ma ei teagi nagu kumma riigi oma see on, aga seal on maailma kõige ilusamad kaelakeed, kõrvarõngad, väga normaalse hinnaga ja üli suur valik. Tenerifel on ka paar poodi olemas, nii et nüüd me üritamegi seda üles leida. Parkisime kaugele mäe üles. Meil on siit alla veel pikk tee. Ma unustasingi kõik kõrvarõngad, kaelakeed koju, sest ma tulin otse jõulupealt. Ma jäin ööseks hotelli ja siis läksin sealt edasi lennu peale, nii et mulle on nagu aega väga hästi kõike läbi mõelda. Jõudsin kohale. Mul on vaja siis kaelakeesid, mul on vaja kõrvarõngaid. See ma eriti ei kanna. See on päris väike, tavaliselt nad on mingi, ma ütleks 5 korda suuremad. Mingi pool tundi hiljem lõpuks käisin ära. See oli kõige väiksem Mira, kus ma olen kunagi käinud, aga see oli esimest korda, kui ma sain poes rahulikult olla, sellepärast see polnud rahvast täis. Praegu on off-season ehk inimesi on palju vähem. Mu 2 kõige lemmikumat kaelakeed, mida ma tahtsin, olid ainult hõbedast värvi, nii et ma ei saanudki neid kahjuks. Esimene on selline pärlitega, siis sellised mul on mingi, tahtsin öelda 1 000 000 tükki, tegelikult 3 tükki, see on äkki mu 3. aga ma kannan selliseid praktiliselt iga päev, nii et tegelikult see on ülipraktiline ja nad ikka lähevad aeg-ajalt katki ja värvistele, nii et siis mul on nagu üks veel ekstra olemas. Viimane kaelakee on selline. Ma võtsin ka 1 paari kõrvarõngaid, ma võtsin 4 asja, sest seal on alati diil, et sa peaksid ostma 4 asja ja siis sa saad mingi sooduka. Seekordne soodukas oli, et 4. asi oli 1 euro eest, ehk teised on kõik täishind ja 4 on 1 euro. Panin kõrvarõngad kõrva ka. Jälle ma tahtsin midagi, mida saaks iga päev kanda. Ja need on sellised mugavad, et nendega saab ka magada, mis on minu jaoks oluline. Siia video lõppu teeks ma väikse hoolikese asjadest, mis ma ostsin. Esimene asi, ma ei taha seda kaamerat ära liigutada, sest olete vaasi peal, tomati konservi ja suitsudoosi peal. Mul on uued püksid jalas. Nad ongi sellised, et neid ei saa siit ülevalt kinni panna. Ülihea pikkus. Püksid on ostetud Sarast, sellised halli värvi, mul polegi halli teksaseid. Siis ma ostsin veel 1 paari teksaseid jälle Sarast, 35 euri. Minu meelest on siin riiete hinnad ka paremad kui Eestis. Ja need on sellised tavalised sinised teksased, mis on alt üles keeratud. Nad on siin kinni õmmeldud, aga ma vaatasin, ma saan selle lahti teha ja siis nad on ülipikad. See ongi tegelikult see põhjus, miks ma nad ostsin pikkuse pärast. Siis Eesti külmale ilmale mõeldes Pull&Bearist. Ma kavatsen sellega lennujaamast välja kõndida. Normaalse pikkusega käib ilusti eest lukuga kinni. Ma olen Eestis ka selliseid vaatanud ja ülitihti neil pole korralikku lukku. Nad lihtsalt käivad nagu pisikese haagikesega. Veel 1 paar pükse Sarast. Sellised hästi tumepruunid, mis tunduvad kaamerast mustad, aga need on tumepruunid, laialt istuvad püksid. Head basicud, mida saab talvel palju kanda. Ma väga suve asju ei tahtnud osta, sest what's the point? Jälle Pull&Bearist maksis 7,99. Selline super basic valge top. Viimasena riietest, see on Primarkist. Tumepruun trennitopp, mis on eest sellise lõikega ja tagant selg on nagu hästi avatud. Ta oli ülilus mannekeeni peal. Ta on palju ilusam seljas, kui siin tundub, aga ma ei hakka praegu selga panema. Siin on mul lemmikpood maailmas, Primor, mis iganes. Mul on siin lausa 2 kotti. Põhiasi, minu lemmik kehakreem maailmas on Mixa, just konkreetselt see sinine. Eestis ma võin natukene eksida, aga ma olen näinud selle hind on kuskil 15, natuke alla 20 euri, kuskil seal vahel. Siin 5,99. 5,99. Ja ma ostsin selle, see lillat värvi, sest rohkem sinist ei olnud seal poes. Et kui ma nägin teist seda poodi, siis ma ostsin veel selle ja selle. Mul on suur hunnik kreemi. Ma tean, see ei kesta mul järgmise reisini päris, aga lihtsalt nagu ma ei taha nii palju sellest Eestis maksta ja see on parim kreem. Ja siis see on ülinostalgiline. Ostsin selle lihtsalt hinna pärast. See maksis 10,75. Nii väike pearässile. Ja lõhnadest rääkides Sarast võtsime selle Nude Gay lõhna. See lõhna minu jaoks nagu Tenerife. Ta on selline värske, natukene magus, lillaline, kevad, suvi, kerge ja
jah, selle pisike saab panna treenikotti, praegu mul on treenikotis mingi hiiglaslik pudel lihtsalt. See on hästi naljakas, mis see peaks olema just vastupidi, sest et Eestis pole päikest ja eestlased ei päevitu nii hästi, aga Portugalis, Hispaanias on fake tannid üliodavad. Saint-Tropezi fake tannid on meil minu meelest Notinost saab mingi 35 €, mis on ülihea deal ja tavapoodides, ma räägin Trade House'is, Kaupsis on see minu meelest kuskil 45-50 vahel, ma võin natuke eksida ja siin maksid 25,90. Võtsin 2 tükki, see on see, mida ma tavaliselt kasutan ja selle ma võtsin, sest et seda rohkem ei olnud. Eelmises videos ma rääkisin, et ma võtsin küüned maha ja ma ei kavatsenud enam rohkem tagasi panna ja nii edasi ja siis vlogi lõpus mul olid küüned peal. Ma ei hakanud ennast selgitama, siis ma lihtsalt postitasin selle vlogi ära, aga ei, ma ei ole kahepalgeline ja ma ei valeta teile. Mul ei olegi keelküüsi olnud, vaid mida ma olen teinud viimasel ajal on küünte kleepimine, kleebitavad küüned. Ma nägin Kissi küüsi, et ma näitan, ma siis ostsin 4 tükki, üks on 8,50, näeb välja selline prantsane, mõni kuni kannab prantslast, siis 6,95 sama asi, näed sellise kujuga. Ühesõnaga, see vist enam-vähem kõik, mis ma siit ostsin ja ma lõpetangi selle vlogi nüüd siin Tenerifel ära. Ma loodan, sulle meeldis see video. Kui sulle meeldis see video, siis kindlasti anna sellele thumbs up ja kirjuta alla kommentaaridesse, kuhu sina viimati reisisid ja mis on olnud sinu elu kõige lemmikum sihtkoht. Kui sa pole veel subscribe itud sellele kanalile, siis kindlasti tee seda. Kõik mu sotsiaalmeedia linkid on all video descriptionis. Aitäh vaatamast ja näeme juba järgmises vlogis.